Sel suvel kiikan mina toidusektorisse, vaatan, kust kohast tuleb toit ja jook ja täna olen mina jõudnud joogisektorisse. Vaatame ja võimegi vaadata. Siin tegelikult käibki meskimine. Vaatame, mis ta siis täpsemalt seal... sul mikro töötab, ma loodan. Siin on meskimine. Ma näen ainult sellist tumedat auku praegu, ma ei näegi, mis seal täpselt toimub. See on esimene samm siis kogu õlle tegemise etapis. Katlaid on siin tehases mitmeid. Meskikatel, filterkatel, keetmise funktsiooniga katel, selitamise mahuti. Saku õlletehases toodetakse kokku ligi 400 erinevat toodet. Nii me oleme uues ruumis ja siin on 2 suurt mahutit. Miks need siis siin on? Siin on väga hea küsimus, miks me siin oleme üldse, et me tegelikult ennem olime Keedumäes, kus siis toimus õllevirde valmistamine ja järgmine samm siis on selle õllevirde valmistatud õllevirde kääritamine ja see siin ongi siis käärlaager Saku õlletehases, kus siis toimub nüüd erinevate õllesortide kääritamine. Ühe õlle kääritamisega läheb siin aega 1 nädal, pärast seda peab toode veel ligi nädal aega laagerduma. Aga Eestis on ka pisemaid pruulikodasid, nagu näiteks Humalakoda, kus lisaks restorani toidule tehakse kohapeal ligi 14 erinevat sorti käsitööõlut. Me oleme jõudnud siis restorani poolelt siia taha, siia pühasse, halli pühasse ruumi, kus kogu see maagia toimub, ma saan aru, Onni? Jah, et see on nüüd see Humalakoda, et siin me seda vett õlleks muudame. Õlle pruulimine saab alguse veest, seda kuumutatakse, siis leotatakse seal jahvatatud linnast. Sellest tekib magus suhkruvedelik, mida kasutatakse virdeks. Igas kääritustunnis saab korraga pruulida ühte partiid õlut, aga nüüd see, et kas me täidame kõik käärituse tunnid ühe õllega või erinevatega, sõltub täiesti nagu nõudlusest. Käsitööõlle eripäraks on see, et maitsetega saab kõiksugu trikke ja eksperimente teha. Meil endalgi on üks õlu, mis on pruulitud siis porganditest näiteks ja suures osas ja saab kasutada hernest, kaalikat, peet ja mida iganes. Piire ei ole, et põhimõtteliselt kõigest saab pruulida siis õllet? Absoluutselt, et eriti selles käsitööõlle maailmas pruulmeistrid elavad end tihti välja, et absoluutselt kõik millele mõte peale tuleb, et kõigest võib teha õlut. Aga kuidas inimesed reageerivad, kui te ütlete, näete, meil siin on, kapsast või porgandist see õlu tehtud? Tihti on see, et alguses vaadatakse natuke niimoodi kahtlevalt otsa või mõeldakse, ei tea, et ma tahaks võib-olla äkki midagi traditsioonilisemat, aga tavaliselt kui proovitakse, siis tavaliselt hakkab meeldima. Kui Humalakojas teeb enamuse pruulimistööst ära Jaan-Kristjan üksi, siis Saku õlletehases teeb tööd ligi 300 inimest. Suvekuudel liitub meeskonnaga kuni 20 inimest lisaks, sest nagu toidu- ja joogitööstuses ikka, käivad asjad hooaegade kaupa ning suvekuudel võib tootmismaht suisa 2 korda kasvada. Me praegu oleme ju Sakus. Kuidas siin piirkonnas on? Mina olen kuulujutte kuulnud, et kohati pidi kraanist ka seda õlut tulema. See on kindlasti väga vahva linnalegend, aga see ei ole kindlasti olnud siin viimasel ajal ja kui mina olen pealemeister olnud, nii et see ikka läheb õiges suunas pudelisse ja turule. Tarmo on Saku õlletehases töötanud juba 25 aastat. Igav ei ole mehel siin veel kordagi hakanud, sest eluolu muudkui areneb ja kogu aeg on uusi väljakutseid. Küll on tehtud siin süsihappegaasi kokkukorjamisseadmeid, siis on auru kokkukorjamise seadmed, samamoodi tegelikult aastast aastasse on pidevalt investeeringud mitme miljoni euro ulatuses. Jaan-Kristjan on Humalakojas pruulmeister olnud 9 aastat. Kust kohast siis mõte tuli, et hakkaks pruulimeistriks? Tegelikult tuli sellisest kohast nagu õllepoest, et hariduselt olen üldse ajaloolane, et kooli kõrvalt läksin õllepoodi tööle, et sihukest taskuraha teenida ja tekkis sealt siis suurem huvi käsitööõlle vastu ja siis ka pruulimise vastu, et seal käisid siis omal ajal kodupruulijad koos igakuiselt hindamas enda siis tehtud õllesid, üksteise tehtud õllesid ja siis tekkis mõte, et võiks ju ka kätt proovida. Õlut saab toota nii odralinnasest, maisist, riisist, rukkist. Sõltuvalt linnase tumedusest saab ka õlle endale vastava tooni ja maitse. Kas see tooraine tuleb teil Eestis või peate ka välismaalt ikkagi endale midagi tuua laskma? Kahjuks Eestis meil väga palju sellist õllelinnast ei toodeta, et tooraine tuleb meil, vähemalt linnast tuleb meil üle maailma kokku, et peamiselt võtame siis või kasutame
Inglismaalt, Saksamaalt ja Belgiast pärit linnaseid. Ja sarnane lugu on ka humalatega, et meie Eesti kliima kahjuks humalakasvatust vähemalt õlletootmise jaoks veel ei toeta, et ilm ei ole veel nii soe. Mis pudelisse läheb, see sõltub suuresti ka tarbijamaitsest ja tarbijamaitsed on teadagi erinevad. Siiski tuleb tõdeda, et eestlaste seas on alkoholi tarbimine langustrendis. Seetõttu tuleb ka joogitööstuses välja mõelda uusi tooteid. Saku õlletehases näiteks on nüüdseks juba ligi 40% toodangust alkoholivaba, aga keerulisi kohti joogisektoris on veel. Olgu selleks siis energiahindade tõus, materjalide puudus, tooraine kättesaadavus või aktsiiside tõus. No aktsiisi mõju on kahtlemata tunda, et seda me oleme näinud siin aastast aastasse, et see on tõusnud ja kui me näeme tegelikult, et õlleturg on ka vaikselt kahanenud, et eks siis need ikkagi omavahel käsikäes liiguvad. Kui keeruline siis praegustes oludes on nende tarnijate hindade ja kõige muu kriiside najal tegelikult üldse siin toime tulla? Eks ta nagu ikka käib üles ja alla, et hinnad kahjuks kipuvad nagu pigem minema ülesse poole, eriti praegu, kus kütus ja transport ja kõik läheb järjest kallimaks, aga proovime hakkama saada.